jõudnud ootamatult siis suviselt palavasse Riia linna. Nii et selline üsna edukas bussiretk. Isegi nagu lausa liiga tühike tundus. Väike vaade, Riias on praegu 27 kraadi sooja. Mis on nagu ilmselgelt kohe selline nauditav suvine olukord. Natuke muidugi head Läti nalja ka eestlaste arvel. Riia bussijaam. Selge soovitusega pigem auto osta. Ma ei ole sellega päris nõus. Ma ütleksin, et Läti teedel parem on sõita Läti bussiga. Aga lähme siit edasi. Väike saabumise hetk, kus tegelikult tuleks võimalikult ruttu nüüd leida selline väike kena Riia kohvik. Hotelli pääsemiseni on veel aega. Aga siin parasjagu me oleme turu läheduses, siin äri juba käib vaikselt. Just endale konversi ketsid ja muidugi viivitamatult liituda ka Jehoova tunnistajatega. Nii et Riia on maailmalinn kahtlemata ja tõesti väga õige otsus. Mis seal Tallinnas ikka külmetada, kui Riias on valav päev. Väga palju numbritega inimesi tuli vastu alguses. Ja see oli veidike muret tekitav, aga siis muidugi meenus, et siin oli toimunud suurem rahvaspordiüritus või maraton, eks ju. Loodame, et nad on sportlased on rahunenud, leidnud endale koha kuskil. Ja lähme siit tunnelist. No väga rahvarohke, ega siin praegu midagi filmida ei ole. Nii et siis kui oleme juba vaatamas, kuidas on Riia vanalinn ärganud suvele. Muusika. Madrus ja kaksi ylimadrus ja osa miehtä. Ütleme, et Riias ei ole olnud tegelikult ju Roona ajast saadik, eks ju, või Roona eelsest ajast. Nii et natuke on huvitav ka vaadata, et mis siin siis on. Mis kohad on alles, mis on muutunud. Kungujeela, no see on üks oluline tänav, eks ju. Mitte Kongojeela, vaid Kungujeela ja kui ma ei eksi, siis see võis tähendada kodanikku, eks ju. Kungujeelast kunagi tegime isegi koos kirjanik Paavo Matsiniga tegime laulu. Väga hea laul. Aga ma ei hakka seda teile praegu laulma. Üsna lihtne laul, kus juures igaüks võib isegi lausa tuletada, kuidas see võiks kõlada ja nagu te näete, linn on tõesti spordirahvast täis. Nii et siin leida endale mingi koht on päris keeruline. Selline oluline hetk nagu tuppa sisenemine ka. Ei ole kuhugile põnevasse koridori minna, vaid kohe lifti kõrval. See saab olema tore, eks ju, lift siin sõidab.
on tuba 401 ja teeme, loodetavasti saame selle ukse lahti teha ja vaatame, mida siis Riia kesklinnas meile pakutakse. Tõesti ülisoodsa hinnaga 38 eurot on siin kenasti tuba 2 ja no ei saa kurta, see on ju päris suur pirakas tuba, eks ju. Ja see on täiesti, võiks öelda Riia kesklinnas. Siidri tuba on kohe siin vastas üks mõnusamaid selliseid joogikraaniga kohti ja näete siin, minibar on muidugi tühi ilmselt eelmistest külastajatest, aga siin on kenasti kraanikauss, väike siuke kohvikann, kohvi küll ei paista olevat ja vaatame, mis me näeme Riia linna, palun vaadake Riia linna, siin ehitustöö käib ilmselt keskajast on siin meistrid jätnud nagu pooleli natukene, aga sellest ei ole midagi. Üht-teist siin on, loomulikult vaatame vannitoa ka üle, korralikena televisilt saab vaadata YouTube'i videosid, eks. Ja vannituba ja loomulikult mingi peegeldus, eks ju. Ei mingit valgust, jah. Sest ruum ei ole äratatud veel ellu, no mis siis ikka, siis teeme seda kohe mõne hetke pärast siin. Vaatame teise vaate ka ära. Siin teine vaade ja äratame ruumi ellu. Paneme kaardi siia sisse, vaatame, mis juhtuma hakkab. Valgus, kõik on palju parem. Nii, no tõesti, näete, siin on kenasti suur ruumiks dušinurk. Kenasti, no mida peaks tahtma, eks ju. Ja selline tõesti, siia voodisse mahub ära ka kindlasti. Diivani peal saab istuda ja selle hotelli kohta, no eks kuuleb, on nagu arvustused on niiviisi, et on kas 5 või 1. Ja 1 on muidugi peamiselt sellepärast, et siin hotelli ümbruses on sellised vägagi elavad lõbustusasutused, klubid, kõrtsid ja inimesed siis võib-olla teinekord pahandavad, aga meie tuba on küll siin sissepoole, sisehoovi poole, nii et siin ei ole ju muret ja muidugi täna on ka pühapäev, nii et pühapäev õhtul ma ei usu, et Riias, no mine sa tea, peale seda maratoni rahvas oli üsna elav, aga ma arvan, et see ei ole tegelikult üldse mitte probleemiks. Nie no, tak.
visualize that is the line, yes? That side of the city stay Protestant, that side of the city is Catholic. Just yes. So that is the big difference. 15th century beginning, 17th century middle, 18th century first half. Yes, and the totally different architecture. And it's also very long and narrow. Walls, here, and the west and west territory, and west possibility to build private house. And this 18th century half siis ka Riia arhitektuurilist ilu. See ei ole nüüd päris põhiteema, aga paratamatult silmi ikka peatub, nii et Riia tänavatel jalutades ja mingit järjekordset kõrtsi otsides võib teinekord pea tõsta, vaata üles ja viia korraks, sest siin tõesti näeb seda, mis on nagu päris ilus ja vahva. Ja küsimus on just detailides, nendes väikestes sümbolites ja märkide mängus, mida siin teinekord siis on lubatud endale. Meil jah, nagu Tallinnas midagi sellist väga palju just ei leia, nii et selliseid tänavaid on siin päris mitmeid, kus tasub peatada ja majad midagi ei ole ju iseenesest väga vanad ja siin on midagi, mille üle meie jälle võime uhked olla. Aga korraks niiviisi jääda seda fassaadi vaatama, leida siit karud ja öökullid ja mis iganes elukad ja selliseid põnevaid sümboleid veel.
Ja. Саша, вперед, смотрим. Ei ole küsimust, et Riia on nagu sümbolitest ikka väga rikas, eks ju, siin on ka vahvam raamatupood toredate öökullidega ja loomulikult, kui me siit natukene edasi tiksume, siis sõbraliku riigi Itaalia saatkond peaks siin vist olema ja ka väga sellises huvitavas majas. Kas kaamera püüab midagi kinni ka siin on nagu, ütleme niiviisi, selle dekooriga nagu vaeva nähtud, eks ju. Ja mis see nüüd on pidanud täpselt tähendama või kellele see sõnum on, ei oska seda praegu kohe kõike siin isegi niiviisi hakata lahkama, eks ju. Aga siin ruumi avarust on ja ühes majas kenasti 2 raamatupoodi ka, nii et astume see sisse. See ei ole nüüd veel see raamatupood, mida ma tegelikult otsima tulin, mis peaks siis olema kuskil taas nagu Vanalinast veidi kaugemal. Aga vaatame kõigepealt, mida siin öökullide poolt siis meile pakutakse. Väike lülitus siis Riia elavamalt pidutänavalt siin Vanalinna serval, kus on mitmeid toredaid kohti, nagu näete. Siin klubid avatud kella 6-ni ja Sideria ka väga tore, siuke ilmselt juba tuntud ja populaarne siidrikoht. Tore rida kraane ja huvitavat toitu ka ja siin siis hotell, mis on saanud nagu sellist päris kõva kaigast selle eest, et siin on öösel veidi rahutu. Kui tuled hotelli kesklinna klubide kõrvale, siis ilmselt sellega tuleb leppida. Ja sellepärast päris palju selliseid ühetärniseid arvustusi julgeks täitsa öelda, et
hinna-kvaliteedi suhe oli igati korras, et seal keegi kirjutas, et tuba ei olnud päris nii puhas või mis iganes. Absoluutselt mitte midagi ette heita ei saa ja 38 euroga öö Riia kesklinnas või lausa vanalinnas, eks ju. See on igati nagu normaalne, ma julgeksin arvata, ja saime veel lisaks upgrade'i ka. Nii et loomulikult kujutan ette, et siin see klubimelu võib üks hetk nagu elu teha elavamaks, aga kui just seda tuled kogema Riiga, siis miks mitte siin leida endale peatumiskohti. Aeg on hommikune muidugi, kõrtsid, baarid, kõik on kinni veel. Ja niiviisi tiksudes siis tuli meelde üks tore lugu päris aastate tagant, siis kui veel Lätis oli tõsine majanduskriis. Ta oli meil ka, aga Lätis oli see natukene valusam. Ning sattusime siis siia ühe hea sõbraga, eks. Kirjanik Paavo Matsin, eks ju. Mõtlesime, et tuleme, teeme väikese sellise kultuurireisi Riiga, eks ju. Ja kultuuri oli, aga Riia linn oli täielikult välja surnud kõrtsides, ütleme niiviisi. Küll küünlad põlesid, aga külastajaid seal peaaegu et ei olnud, aga siis me leidsime ühest keldrist kostus siiski nagu inimeste hääli ja selliseid üsnagi rõõmsaid hääli. Ja seal oli siis grupp soomlasi, kes olid ka tulnud vaatama mingisugust hokimängu või midagi sellist. Ja nende hulgas vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli lausa Imatra linnapea. Ja me rääkisime seal paar anekdooti Kekkonenist, eks ju, ja siis kuidagi nagu tehtud selline lähedus hakkas tekkima selle peale. Sõprus, vendlus. Nii et hiljem lausa kirjutati sellest Imatra ajalehes artikkel ja kirjanik Paavo Matsin on neid härrasid veel hiljem ka võõrustanud. Nii et päris tühjas Riia linnas leidsime endale sellised huvitavad uued sõbrad, eks ju. Ja aeg oli see üsnagi karm ühes toredas Belgia õlletoas käisime ja tellisime, oli mida tähistada ka, tellisime endale õllešampuse, see oli, siis tundus nagu hirmus eksklusiivne jook. Ja muuseas see kena Belgia koht on siin kohe siin samas, siiamaani tegutseb ja küllap saab sealt õllešampust ka teus. Ja siis ta oli nagu päris eksklusiivse hinnaga ka. Mingi 20-30 eurot nagu niiviisi. Tundus vist ilmselt nii, või 50 eurot, midagi sellist. Ühesõnaga, tundus lausa niiviisi, et teenindajad, kui me olime tellimus esindajad, siis teenindaja pöördus veel tagasi ja küsis veel kord, et ta soovib täpsustada, et kas me ikka seda soovime, eks, kas me oleme ikka täie mõistuse juures. Me soovisime küll ja ausalt öelda küll ütleme, et teist korda jätan pigem nagu vahele, eks ju, jätan pigem nagu vahele, aga sellised huvitavad mälestused, meenutused Riias siis siin praegu niiviisi ringi kõndides. Läti suveniirid. Mine sa tea, kas on nüüd kuidagi erinevad mingitest teistest suveniirist. Tore siil, miks mitte endale siil või siuke keraamiline siga endale võtta ligi. Ja teekond jätkub siis, kui mõni lugu jälle meelde tuleb, siis lülitame kaamera sisse.